Kuldlokike ja 3 karu. Elas kord karupere väikeses kivimajas. Ühel päeval läksid karud sünnipäevale. Väike tüdruk korjas lilli metsas. See oli Kuldlokike. Ta nägi maja. Oi, maja, kes seal elab? Kuldlokike koputas uksele. Kap-kap. Kas keegi on kodus? Keegi ei vastanud. Kõik oli vaikne. Ta avas ukse ja piilus sisse. Ta vaatas ringi ja nägi 3 tooli. Toolid olid erineva suurusega. Ta istus suurele karuisa toolile, kuid see oli kõva ja ebamugav. Siis proovis ta keskmise karutooli, kuid see oli liiga pehme. Lõpuks istus ta väiksele karutoolile. See tundus talle väga mugav. See tool on just paras. Ta otsustas tooli ja ta läks katki. Siis ta läks kööki. Laual oli 3 kausi. Kõige suurem on karuisa oma, keskmine karuema oma ja kõige väiksem karubeebi oma. Kõht on tühi, ma maitsen natuke. Ta maitses putru suurest kausist. See oli liiga tuline. Ka keskmises kausis oli puder liiga kuum, aga väikeses kausis oli puder parajalt jahtunud ja ta sõi kausi tühjaks. Ta läks trepist üles, üleval oli magamistuba. Reas seisid 3 voodi. Suur, keskmine ja väike. Tal tuli uni peale, läks väikese voodi juurde. See oli pehme, tüdruk jäi magama. Õhtul tulid karud koju. Maja uks oli lahti. Toad olid segi. Kes on minu kausist söönud? Kes on minu kausist söönud? Kes on minu tooli katki teinud? Karud läksid magamistuppa. Kes magab minu voodis? Mörgas karuisa jämeda häälega. Tema mööre ärgatas tüdruku üles. Oi, karjatas ta. Karu, 2 karu, 3 karu. Tüdruk hüppas voodist üles. Ta jooksis majast välja. Kus ta ära jooksis? Küsis karubeebi. Ma tahan sõpra. Ma loodan, et ei ole alati nii räpakas, ohkas karuema. Karuisa, karuema, karubeebi, 3 karu. Puder on laual. 3 kausi. Puder on tuline. Tüdruk sööb putru. Magamistoas on 3 voodit. 3 tooli. Tüdruk kiigutab tooli. Karu kodu. Karud tulid koju.